Kui sa olid see laps, kes väiksena sai armastust läbi toidu, siis tõde on see, et sa said lihtsalt toitu ja sa ei saanud armastust. Armastust ei ole kunagi võimalik anda läbi toidu. Armastus kas on või seda ei ole. Sa nüüd oled täna suureks kasvanud ja said armastust läbi toidu. Ainus viis, kus sa said armastust. Ja sa oled endale pähe määrinud lugu, et aga mind ju armastati. Siis sa tegelikult tegeled enesepettusega. Sa said terve lapsepõlve toitu, aga mitte armastust. Armastus ja toit on kaks erinevat asja. Sa saad armastada toitu eraldi. Toidu antakse sulle sellepärast, et seda ei osata anda mitte mingil muul moel. Ehk siis seda ei antudki sulle. Ja kui sul täna on teema toiduga, siis vaata selle koodi sisse. Sest võib-olla ka oled sina uskunud lugu, mis tegelikult ei ole tõde. Mingi periood mina hammustasin selle koha läbi ja kogu tõde tuli minu programmidest nähtavale. Ja kuidas siit nüüd edasi saab? Sul tuleb hakata ära õppima enesearmastus. Armastus, mida sa annad ise endale, vaatamata sellele, sa ei ole seda mitte kuskilt kunagi väljaspoolt saanud. Paljud täiskasvanud elavad illusioonis. Aga minu vanaema armastas nii palju, sest ta kogu aeg küpsatas mulle ja iga kord, kui ma tema juurde läksin, andis ta mulle süüa. No ema kogu aeg muretses selle eest, et toit oleks laual olnud, ta armastas mind ikka nii palju. See on enesepettus. Toit on toit ja armastus on armastus. Mul on olnud mitmeid kliente, kes on löönud need kaks ühte patta. Ja täna vaevlevad meeletute toiduprobleemide küüsis. Arvates, et see on viis, kuidas nad said armastust. Sa ei saanud armastust, sa pole seda mitte kunagi saanud. Ja see on fakt ja see on tõde. Seni kuni sa ei hammusta seda kohta läbi ja ei muunda seda energiat ära päriselt, vaid sa usud seda tõde, siis sa elad vales. Üks klient, kes pani toidu ja armastuse ühte patta, sai endale trobikond sümptome. Sest ainus viis, kuidas ta tundis, et ta on armastatud, oli läbi toidu, kuni selleni, et ta hakkas ennast piitsutama ja andma endale ainult puhast toitu. Seda, mida tema vanaema kasvatas. Sest see oli ainus viis, kuidas ta tundis, et ta suudab elus olla. Ja see oli läbi asja, läbi eseme, läbi toidu. Toit on hästi neutraalne energia. Ja siin ei ole mitte mingit pistmist inimese armastuse energiaga. Seni kuni sa ei paljasta tõde iseenda kohta, iseenda koodide ja mustrite kohta, oled sa uinunud olekus. Ja uinunud olekus on päris raske muuta oma reaalsust, oma tervist ja oma elu. Mõni võib öelda, et aga nii ei tohi öelda, siis variseb kogu maailm kokku. Peabki varisema kogu maailm kokku, siis sa ärkad. Sa ei saa ärgata uinunud olekus. Pole võimalik.